Meie järgmine esineja on valmis. Tema on Helen Hääl, perekonnaõiguste advokaat, kes räägib meile teemal lapse õigus võrdsele vanemlusele. Ja tere, ilusat pealelõunat. Olete täna pika päeva vastu pidanud, kuulates huvitavaid ettekandeid. Ka mina olen jälginud. Eelnevatel ettekannetel on olnud väga palju ilusaid illustreerivaid slaide, et kahjuks nüüd 2 viimast ettekannet peame teid koormama seaduse paragrahvidega, viidetega Riigikohtu lahendile, kuid paraku see on meie tööriistad, millega me igapäevaselt tegeleme. Et mina olen töötanud advokaadibüroos Concordia viimased 18 aastat, tegelenud just lahku läinud peredega ja alates 2005 siis ka perelepitajana. Ehk siis minu igapäev tõesti möödub ainult siis lahku läinud peredele, kas siis nende esindamise või nõustamisega, et parimaid lahendusi leida. Et vabandan tõesti juba ette, et slaidid võivad olla keerulised mõista ja jälgida. Aga ma olen oma ettekande piiritlenud või siis põhiküsimused seadnud siis läbi suhtlusõiguse, hooldusõiguse, otsustusõiguste ja ka lapse ülalpidamise. Et need on kõige olulisemad küsimused võib-olla, mida lahendada ja otsustada peale siis lahkuminekut ja lapse jagamise juures. Nüüd, mis kõige olulisem, millest tuleb juhinduda alati kõikides lapse vaidlust puudutavates küsimustes, on lapse huvid. Et seda ütleb perekonnaseadus, seda ütleb lastekaitseseadus, et kohus peab ka kõiki lapsesse puutuvaid asju läbi vaadates esmajoones tegema lahendi, mis vastab lapse huvidele. Ja lastekaitseseadus on siis lapse heaolu sõnastanud järgmiselt, et lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles on rahuldatud nii lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused. Ehk siis see heaolu on äärmiselt oluline silmas pidada mitmekülgselt, et lapsele ei piisa sellest, et on soe tuba, voodi või sellised igapäeva vajalikud vajadused rahuldatud. Hinnata tuleb ka psühholoogilisi, emotsionaalseid vajadusi ja see on ka see, millest ka eelnevalt Anvool rääkis, mis on võib-olla veidi vajaka, et osata märgata lapse vaimset, sotsiaalset, emotsionaalset heaolu, et see ei jääks kusagil märkamata ja kõiki lapse heaolu ohustavaid tegureid tuleb võimalikult vara märgata, võimalikult varajaselt sekkuda. Et ka kohtuvaidlustes aina enam räägitakse sellistest vaimsest vägivallast, et kuidas seda ära tunda, kuidas sellele reageerida ja seda ei saa jätta kuidagi tähelepanuta teiste lapse vajaduste kõrval. Et kõiki last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastuvõtmata jätmisel või ka otsuste kavandamisel eri võimaluste vahel valimistel tuleb selgitada välja konkreetse lapse huvid ning lähtuda nendest kaalutlustest. Ja mis on väga oluline rõhutada, et perekonnaõigus üldse tervikuna on selline custom made, tailor made, et siin ei ole kindlaid lõikeid, siin ei ole kindlaid reegleid, millest lähtuda, et ei saa öelda, et üks lahendus sobiks kõikidele. Me peame lähtuma alati konkreetse perevajadustest, alati konkreetsest lapsest ja lähtuma ja lahendama asju üksikjuhtumi põhiselt. Tavaliselt kohtuvaidlustes sõnastatakse seda nii, et mul on võrdsed õigused, ma olen isa, ma pean last nägema, ma olen ema, mul on õigus, et kuidas seda sisustada, siis seda õiguste ja kohustuste tasakaalu. Et tegelikult perekonnaseadus ütleb väga selgelt, et mõlemal vanemal on kohustus ja õigus suhelda lapsega isiklikult. Aga lapsel on õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga. See tähendab, see on eelkõige lapse õigus oma lahus elavat vanemat tunda, mõlema vanemaga säilitada lähedased suhted. Ja seda õigust tuleb tagada siis, eelkõige selle õigust tuleb tagada siis lapsega koos elaval vanemal, et last ette valmistada suhtluseks teise vanemaga ja mitte siis rikkuda lapse ja teise vanema suhet.
suhtluskord on lapse igakülgset heaolu arvestav vanemate üksmeelne kokkulepe lahus elava vanema ja lapsega suhtlemise korraldamise kohta, ütleb seadus. Ja siis vanemate vaidluse korral, kui seda suhtlust ei ole võimalik kokkuleppel saavutada, siis lahendab selle kohus. Et siinkohal ma kindlasti soovin rõhutada perelepituse tähtsust, kutsun üles kindlasti vanemaid eelkõige enne kohtusse pöördumist otsima abi perelepitusest, et meil on Eesti Lepitajate Ühing, kus ma tegutsen, on professionaalseid perelepitajaid koondav kutseühing, kes annab välja ka perelepitaja kutset ja perelepitaja vahendusel arutada konflikti, leida parimaid lahendusi just selle konkreetse lapse ja selle konkreetse pere jaoks, sest tegelikult on ju vanemad need, kes teavad, mis nende lapsele parim on ja igasugune kokkulepe on alati parem kui mis tahes kohtulahend. Käsitlen sellel oma ettekandes veidikene kohtupraktikat, mis on muutunud ajas. Ka ütleme, võrreldes siis viimase 10 aastaga on sellise kohtupraktika, võib julgelt öelda, suundumas võrdse vanemluse poole, et ka 10 aastat tagasi veel siiski sellised võrdse vanemluse lahendeid ei ole märgata, kuid nüüd aina enam on neid ka Eesti kohtupraktikas tulnud. Ka Euroopa Nõukogu, kui me vaatame 2003. aasta määrust, et siis siin määratleti suhtlusõigus eelkõige kui vanema ajaliselt piiratud õigusena suhelda lapsega väljaspool tema elukohta. Ja seda on ka Riigikohus Eestis varasemas praktikas leidnud, et suhtlemise korra määramise eesmärk on tagada eelkõige lapse võimalus tunda lahus elavat vanemat, säilitada lahus elava vanemaga head suhted, kuid 2015. aasta Euroopa Nõukogu resolutsioon on juba siis andnud juhised Euroopa liikmesriikidele, mille kohaselt siis liikmesriigid peavad seadma eesmärgiks tagada vanemate võrdsus ja pakutud välja, et seaduses peaks olema võimalik siis vahelduva elukoha printsiibi rakendamine pärast vanemate lahkuminekut, siis välja arvatud juhtudel, kui lapse heaolu on ohus või kui tegemist on perevägivallaga, et reegel võiks olla siis selline võrdne vanemlus, kuid siis vaadata, et igal juhul säilitada siis lapse ohutus ja lapse heaolu, et vägivalla juhtumitel seda tõenäoliselt nii lihtne tagada ei oleks. Lapse kahjustamine, et see on alati märksõna, et tagada see, et laps ei oleks kahjustatud siis ükskõik mis ulatuses suhtluskorra määramise menetluses. Nüüd Riigikohtu praktika on ka ajas muutunud, et siin on üks lahend, mis oli siis selline esimene lahend Riigikohtu tasemel, mis siis sellise võrdse vanemluse määras, et selles konkreetses juhtumis nii maakohus kui ka ringkonnakohus, kui siis ka lõpuks Riigikohus leidis, et konkreetselt üksikjuhtumi asjaoludest lähtudes oli siis selle konkreetse lapse huvides elada võrdselt mõlema vanemaga, see toimus siis 2 nädala kaupa. Et kui üldjuhul on lapse huvides suhelda mõlema vanemaga ka siis, kui vanemad elavad eri riikides, tuleks suhtlust piirata juhtudel, kui see lapse huve kahjustab. Ja Riigikohus on siin väga selgelt rõhutanud just seda üksikjuhtumit, et igas vanema ja lapse suhtluskorra kindlaksmääramise asjas tuleb lapse parimate huvidega kooskõlas olev kestus, suhtlemise viis välja selgitada üksikjuhtumi põhiselt. Sellel Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendil oli ka eriarvamusi ja riigikohtunike eriarvamused ma olen siin välja toonud, kus on siis öeldud, et lapsega suhtlemise korraldamise kohta tehtud erinevates uuringutes on peetud sellist lapse vahelduvat elukohta eelkõige silmas just vanemate kokkuleppel ja pidanud võimalikuks kohtulahendi alusel lapse vahelduvat elamist mõlema vanema juures üksnes siis, kui sellega ei muudeta oluliselt lapse tavapärast elukorraldust ega keskkonda ning et peaks hindama ka seda, et selline elukorralduse muutus ei mõjuks lapse tervisele ja arengule negatiivselt. Näiteks olukorras, kus laps, kui vanemad elavad samas linnas, asulas, kui laps jätkab peale vanemate lahkuminekut käimist samas lasteaias, kooli, kui vahemad lapse erinevate elukohtade ja lasteaia vahel on mõistliku pikkusega,
et näitena võin ka tuua, perelepitajal olen kokku puutunud päris mitme perega, kus siis vahelduvat elukoha põhimõtet kohaldati kuni lapse kooliminekuni. See kõik toimis ja vanematel oli ka väga hea koostöö. Ja tegelikult see koostöö ka jätkus, kuid logistilistel kaalutlustel ei olnud enam võimalik lapse kooli minnes seda vahelduvat elukohta jätkata, kuna elati erinevates Eesti otstes, kuid vanemad siiski proovisid perelepituse vahendusel leida siis sellist mõistlikku koostööd, lahendust, et mismoodi säilitada siis lahus elava vanemaga suhted peale siis või alates kooliminekust võimalikult suures ulatuses, sest selge oli see, et enam siis selline vahelduv elamine logistilistel põhjustel võimalik ei olnud. Riigikohus on siin rõhutanud seda, et kohtu määratud lapse vahelduv elamine vanemate juures ei ole lapse huvides siis, kui vanemad ei tee koostööd. Ja see koostöö on tegelikult selle võrdse vanemluse või vahelduva elukoha puhul üks kõige olulisemaid printsiipe üldse, koostöö. Jällegi rõhutan seda, et ega kohtud ei pane seda koostööd tegema, et siin tuleb leida alternatiive lepitaja, perenõustaja vahendusel, et saavutada või kuidas seda koostööd jätkata, kuidas seda koostööd tekitada, et kõige olulisem on just see, et kui koostööd ei ole ja kui see laps ikkagi nädala või kahe kaupa erinevate kodude vahel liigub ja koostööd vanemate vahel ei ole, et siis see lapse heaolu võib saada ohustada ja sellest võivad tulla negatiivsed tagajärjed lapsele. Nüüd, kui võrrelda hooldusõigus, suhtlusõigus, et ega võrdne hooldusõigus ei tähenda automaatselt võrdselt veedetud aega. Et hooldusõigus on tegelikult sisustatud läbi erinevate otsustuste, mida me teeme lapse elus. Tähtsad otsustused, kuhu kooli laps läheb, kus lasteaias ta käib, tema arstiabi puudutavad küsimused, tema viibimiskoha küsimused, elukoha küsimused. Ja perekonnaseadus ütleb, et kui ühist hooldusõigust omavad vanemad elavad alaliselt lahus või ei soovi muul põhjusel ühist hooldusõigust teostada, siis on võimalik kohtus ka taotleda hooldusõiguse osaliselt või täielikult lõpetada. On kriteeriumid seaduses ette antud, mida siis tuleb hinnata hooldusõiguse lõpetamise puhul. Kummagi vanema vaimne valmisolek last kasvatada, vanemate majanduslik valmisolek, vanemate hingeline seotus lapsega, vanemate senine pühendumine lapse eest kasvatamisele ja ka lapse tulevased elamistingimused, et need on need kriteeriumid, mida siis peaks kohus hooldusõiguse vaidluste puhul hindama. Siin on ära toodud isikuhooldusõiguse sisu. Ma sellest pikemalt ei peatuks, et see on selge, et õigus ja kohustus kasvatada, hooldada, lapse järele valvata, lapse heaolu eest heaolu tagada. Et võib-olla olulisemad küsimused, mida siin veel selgitada, on see, et mis siis on see hooldusõiguse üleandmine, mis on otsustusõiguse üleandmine. Et kui nüüd vanemad vaidlevad kohtus selle üle, et üks soovib hooldusõigust osaliselt või täielikult lõpetada, siis see tähendab seda, et selles kindlas küsimuses, milles vanemad ei suuda lapse heaolu nimel kokkulepet saavutada või mingi kindel otsustus jääb vastu võtmata seetõttu, et vanemad vaidlevad, siis on võimalik kohtul taotleda endale hooldusõigust, kas siis osaliselt mingis konkreetses valdkonnas, näiteks viibimiskoht, elukoht, haridusküsimused, arstiabi küsimused või siis nõuda endale otsustusõigust mingis ühes kindlas küsimuses, näiteks otsustusõigus, mis täna on väga aktuaalne kohtutes, on küsimus vaktsineerimise kohta. Et vanematel on erinevad lähenemised, et kas last vaktsineerida või mitte vaktsineerida. Ja siis on siin see valiku koht, et kas vanem taotleb endale hooldusõigust tervikuna siis lapse ravimisküsimustes või otsustusõigust konkreetse näiteks vaktsiini tegemisel või ka otsustusõigust näiteks minna lapsega psühholoogi juurde, pöörduda psühhiaatri juurde, kui vanemad selles kokkulepet ei saavuta. Samas on võimalik taotleda ka vanemal endale hooldusõigust näiteks lapse vaimse tervise küsimustes, mis tähendaks siis seda, et kui vanemal on hooldusõigus selles küsimuses antud, siis ta saab ka tulevikus ainuisikuliselt neid küsimusi lahendada. Otsustusõiguse puhul siis säilib ühine hooldusõigus vanematel. Ja kui vanemal hooldusõigust ei ole, siis on tal siiski igapäevaelu asjade otsustusõigus, et siin eelneval slaidil oli ka ära toodud, et mis siis need igapäevaelu asjad on, et need on siis sellised
tavaotsustused, mis ei mõjuta lapse arengut püsivalt, et nende otsustuste vastuvõtmise õigus jääb vanemal ka siis, kui tal hooldusõigust üldse ei ole. Ja esindusõigus, kui on ühine hooldusõigus, on vanematel ka ühine esindusõigus, kui hooldusõigust on mingis küsimuses üle antud või piiratud, siis selles küsimuses ka hooldusõigust vanemal või esindusõigust vanemal ei ole. Küll aga ütleb seadus, et vanemate või teise vanema nõusolekut eeldatakse, ehk siis eeldatakse, et vanem siiski käitub või toimetab ja esindab last teise vanemaga kooskõlastatult. Järgmisena käsitlen paari Riigikohtu lahendit, et ilmestada seda, mismoodi on siis see praktikaga tegelikult muutunud. Et kõige esimene lahend Riigikohtus, mis oli peale siis perekonnaseaduse jõustumist, uus perekonnaseadus tuli 1. juulil 2010 ja selles lahendis oli siis Riigikohus algselt öelnud seda, et peab hindama, millised õigusi ja kohustusi vanemad lahuselu korral tegelikult teostavad ja kui vanemad elavad lahus, võib vanem nõuda ühise hooldusõiguse lõpetamist, temale ainuhooldusõiguse üleandmist, kuid vanem ei pea tingimata nõudma ainuhooldusõigust, vaid võib nõuda ka teatud otsustusõiguste üleandmist. Nüüd sellest lahendist, mis oli ka juba 10 aastat tagasi, on praktika palju muutunud, et tegelikult sellise hooldusõiguse üleandmine või veel enam siis ainuhooldusõiguse seadmine on pigem erand. Et järgnev Riigikohtu praktika on ikkagi seda meelt, et vanema hooldusõigust tuleks võimalikult suures mahus säilitada, ühist hooldusõigust säilitada ja ühist hooldusõigust lõpetada või siis üle anda mingis küsimuses ainult teatud erandjuhtudel, kui tõesti siis ühise hooldusõiguse jätkamine võiks kuidagi lapse elu ohtu seada või tema olulised küsimused jääda otsustamata. Siin on nüüd oluline võib-olla ka see lahend viidata, et kohus saab piirata lapse viibimiskoha määramise õigust ja anda vanemale lahuselu korral lapse viibimiskoha määramise õigus elukohariigi piires, mis tähendab siis seda, et vanem saab otsustada selle, et kus näiteks Eestis, kus laps elab, kuid see ei anna talle automaatselt õigust välismaale lapsega kolida, et selles küsimuses ikkagi säilib siis vanematel ühine hooldusõigus. Viidatud lahendi tõin siia sellepärast, et olles ka perelepitaja, et näidata, et tegelikult ka kohus on lepitusorgan, et ka kohus peab tegema kõik endast olenema, et vanemaid lepitada, suunama perenõustaja juurde, anda võimalust ennast nõustada ja et tegelikult selliseid sunnivahendeid kasutada ainult tõesti äärmistel juhtudel, et kõigepealt peaks ka kohus siis arutama vanemaga lapse suhtlemise võimatuse tagajärgi ja juhtima tähelepanu siis erinevatele sunnivahenditele, et proovida lepitada, aitama siis vabatahtlikult täita lapsega suhtlemise korraldamist ja selline sunnimeetmete kasutamine saab tõesti tulla kõne alla alles siis, kui lepitusmenetlus on ebaõnnestunud ja vanemaid ei suuda kuidagi lepitada, et alles siis määrata siis, et kuidas siis seda kohustada üht või teist vanemat suhtluskorra määrust täitma. Nüüd hiljuti maikuus tuli siis Riigikohtu tsiviilkolleegiumilt lahend, mille ma tahan kindlasti ära rõhutada, mida järgmine ettekandja kindlasti rõhutab, et kui vanemal on mõlema vanemaga lähedane suhe või tähendab, kui lapsel on mõlema vanemaga lähedane usalduslik suhe ja mõlemad vanemad suudavad ja tahavad lapse eest hoolitseda, ei ole põhjendatud piirata vanema õigusi suuremas ulatuses, kui see on tegelikult hädavajalik. Ja sellises olukorras tuleb eelistada hooldusõiguse või otsustusõiguse reguleerimist kohtus selliselt, et see tagaks võimalikult suures ulatuses lapsele saada isiklikku hoolitsust ja võrdselt mõlemalt vanemalt, toetades ja säilitades seeläbi ka vanemate lahuselu korral lapse suhet mõlema vanemaga. Olukorras, kus kohus pole tuvastanud, et kumbki vanem oleks vägivaldne või võimetu lapse eest hoolitsema ning lapsel on mõlema vanemaga tugev side, tuleb kohtutel lähtuda sellest, et lapse huvides on ka vanemate lahuselu korral veeta võimalikult võrdselt aega mõlema vanemaga. Et see lahend on tegelikult muutnud ka päris palju kohtupraktikat just selles suunas, et selliste vanema lapse ajaliselt võrdse aja veetmise
praktikasse toomist. Ja ka siin on, eks ole, öeldud, et asja lahendades peab arvestama hetkeolukorraga, mitte hindama seda, mis võib kunagi tulevikus toimuda ja asjaolude muutudes saab vanem hooldusõiguse küsimustes vajaduse korral uuesti kohtusse pöörduda. Ja see põhimõte on hästi oluline esile tuua täna, sest sellistes, kui üldiselt kohtumenetluses hagiasjades on nii, et peale kohtulahendit enam samas asjas kohtusse uuesti pöörduda ei saa, siis hooldusõiguse asjad, suhtlusõiguse asjad on hagite asjad, milliste puhul saab asjaolude muutudes alati üle vaadata lapse elukorralduse, suhtluse ulatuse ja teha muudatusi siis kas suhtluskorda või siis vajadusel muudatusi ka hooldusõigusesse. Tsiviilkohtumenetluse seadustik olen toonud selle paragrahvi siia seetõttu, et ka see näitab, et kui kokku lepitud suhtluskorda või kohtumäärust, mis suhtlust reguleerib, rikutakse, siis esmajoones on kohustuslik läbida selline kohtulik lepitusmenetlus, kus siis kohus selgitab vanematele suhtluskorra tähtsust, selgitab välja, mis on siis need suhtluskorra rikkumise põhjused, suunab perenõustaja poole ja alles siis, kui pere või siis selline lepitusmenetlus on ebaõnnestunud, alles siis saab määrata, et kas tuleb muuta suhtluskorra kokkulepet, kas tuleb teha hooldusõigusesse muudatusi või siis äärmistel juhtudel ka rakendada sunnivahendeid. Kui tõesti üks vanem põhjendamatult teeb takistusi sellisel suhtluskorra täitmisele, kohtumääruse täitmisele, et siis ja me teame, et see on eelkõige vanema kohustus laps ette valmistada suhtluseks teise vanemaga, et siis teatud juhtudel võib kõne alla tulla ka vajadus sunnivahendite rakendamiseks. Ja sama siis kordab ka Riigikohus on siis sedasama selgitanud, et lepitusmenetluse ebaõnnestumise järgselt alles on võimalik. Ja lepitusmenetlusse, kohtulikku lepitusmenetlusse saab pöörduda mitte ainult siis, kui on suhtluskorra määrus kohtu poolt kindlaks või vastu võetud, vaid ka siis, kui on kas notariaalselt sõlmitud kokkulepe või muus vormis sõlmitud kokkulepe või mingi kindel suhtluskord on juba ajaliselt pikemat aega toiminud, et ka siis saab automaatselt pöörduda kohtusse lepitusmenetluse algatamiseks. Ma tahan rääkida ka ülalpidamisest, et või lükata ümber sellise müüdi justkui, et kui laps elab võrdse aja mõlema vanema juures, et siis keegi kellelegi midagi maksma ei pea. Et see on selline klassikaline näide, et viimasel ajal ka võin praktikas tuua, et näiteks kui üks vanem pöördub kohtusse elatise väljamõistmise hagiga, siis sellele tihtipeale järgneb koheselt suhtluskorra kindlaksmääramise avaldus, kus siis teine vanem nõuab suhtluskorda 50-50 põhimõttel. Ja siin tuleb alati kriitiliselt üle vaadata, et mis on siis see eesmärk, et miks tahetakse jagada last võrdselt ja tihtipeale siin taga on siis põhjus selles, et kui laps elab võrdselt ühe ja teise vanemaga, et siis ei pea elatist maksma. See tegelikult nii ei ole. Et tuleks vaadata ikkagi neid reaalseid kulutusi, seda reaalset panust, mida üks või teine vanem teeb lapse igapäevakulutuste katmiseks. Et Riigikohus on siin ka lahendis viidanud, et elatise maksmise kohustus on lapsevanemal juhul, kui ta ei täida lapse ülalpidamise kohustust vahetult, see on lapse kasvatamises osalemisega. Et ega elatist ei peagi alati maksma rahas, et elatist või ülalpidamist saabki anda vahetute kulutuste katmisega või vahetult lapse kasvatamisega. Üldjuhul tuleb juba elatise väljamõistmisel arvestada, kui suure osa ajast viibib laps lahus elava vanema juures ning vastavalt elatise suurust vähendada või jätta üldse elatis välja mõistmata. Et ka uus seaduseelnõu, mis ilmselt uuel aastal jõustub, tegelikult toob selle sama printsiibi seadusesse sisse, et vaadatagi, kui palju siis laps ühe või teise vanemaga aega veedab ja milliseid kulutusi vanem sel ajal selle lapse ülalpidamiseks teeb. Et ajal, mil laps viibib lahus elava vanema juures, saab eeldada, et lahus elav vanem kannab lapse vajaduseks rahuldamiseks tehtavat kulud vahetult proportsionaalselt ajaga, mil laps tema juures viibib. Kuid eelduslikult on need siis need esmased kulud, söögikulud, elamiskulud, kuid on teatud kulud ju laste elus, mis ei sõltu sellest, kus laps parasjagu viibib. Et olenevalt, ütleme niimoodi, et lasteaiaarved, trenniarved, kõik hobiringid, need arved tuleb ikkagi maksta, olenemata sellest, kumma vanema juures laps parasjagu viibib.
et seetõttu tuleks vaadata ikkagi üle, milliseid püsikulusid üks või teine vanem katab ja kui vanemad mõlemad osalevad nii ajaliselt kui ka kulutuste katmise suhtes võrdselt, et siis loomulikult elatist välja mõistma ei pea, kuid see ei ole selline automaatne. Ja et eesmärk on ikkagi see, et kui vanem teeb kulutusi sel ajal, kui laps tema juures viibib, et siis, et ei koormataks teda topelt, et ta peaks siis nagu täiendavalt veel elatist maksma. Ja tegelikult ka perekonnaseadus ei keela elatist andma muul viisil kui raha maksmisega. Et vahetu ülalpidamine, et siin on võimalik erinevaid kokkuleppeid vanematel sõlmida, näiteks eluaseme kasutamise näol. Pere lahkuminekut on üks vanem jäänud maksma näiteks pereauto liisingu makseid, kohustusi, et ka seda on võimalik vanemate kokkuleppel siis jagada selliselt, et neid arvestatakse siis muu hulgas ka lapse igakuiste ülalpidamiskulude katmise sisse. Perelepitus, et veel kord, et olen siin ka Eesti Lepitajate Ühingu kodulehe ära toonud lepitus.ee, et suunata vanemaid mis iganes vaidlustes, suhtluskorra vaidlus, elatise vaidlus, hooldusõiguse vaidlus, kuid ka kõikvõimalikud muud perekonnaelu puudutavates vaidlustes, eelkõige leidma tee perelepitusse. Perelepitaja on see, kes vanemate lahkumineku järgselt või siis abikaasade lahkumineku järgselt aitab leida parimaid lahendusi, kuidas perelahutust, kuidas jagada vara, lapsed, ülalpidamine, elukorraldused paika panna, et see on kõige sellisem lapsi säästvam lahendus, et peale lahutust siis ühiselt säilitada lapsele turvaline lapsepõlv ja tagada siis lapse heaolu ühiselt. Okay. Aitäh, Helen, meid harimast. Siin on tulnud mitmeid küsimusi meie kuulajatelt ja esimene kõlab nii. Millised on kõige suuremad raskused kohtus vanemate rollide võrdsustamisel? Millised faktorid teevad selle võrdsuse tagamise kõige raskemaks? Jah, see on hea küsimus, et eks see ongi alati selline põhiline vaidluse koht, eks ole, et ma mõtlen alati ise ka kohtuniku seisukohalt, et kui raske võib kohtunikul olla seda otsust langetada, et kui mõlemal vanemal on ette näidata, et neil on head kodused tingimused, majanduslik võimekus, hingeline seotus, mõlemad on lapse senisesse ellu pühendunud, et kuidas siis see otsus langetada, et mis on siis lapse parimates huvides, et mul ei ole sellist retsepti, nagu ma ka ennem ütlesin, et see on selline perekonnaõigus on selline käsitöö, et tuleb alati vaadata konkreetseid vanemaid, konkreetset last, tema vanust, eripära, et mis on siis see kõige õigem lahendus, et kahjuks ei ole sellist kindlat reeglit, millest lähtuda. Kui palju saavad lapsed ise kaasa rääkida? Laste ärakuulamine siis seaduse järgi on kohustus laps ära kuulata alates 10. eluaastast. Küll aga praktikas ja ka seadus annab võimaluse kuulata laps ära varasemalt nooremana, kui tema küpsustase seda võimaldab, et tegelikult kuulatakse ka varem lapsi ära, kuid siin on jälle küsimus, et kas see lapse arvamus, et ei ole nagu otseselt siduv, eks, et tihtipeale lapsed ju või tihtipeale me peame hindama täiskasvanutena, et kas see, mida laps tahab, et kas see on ka tema parimates huvides. Et aga ütleme juba 14-aastane laps on see, kellel on siis iseseisev kaebeõigus ja kes saab siis ise juba ka otsustada ja adekvaatsemalt oma sõna sekka öelda. Üks kuulaja küsibki, et mis on siis lapse õigused, et kes seda ütleb? Või tähendab, vabandust, huvid? Lapse huvid, jah. Et jällegi, et ei ole ju seda kirja pandud kusagile, et mis see on, et seda erinevad rahvusvahelised konventsioonid, seadused, määrused on öelnud, et kõike tuleb teha laste parimates huvides, et mis on siis lapse parim huvi, et jällegi, et hinnata üksikjuhtumi põhiselt, mis on konkreetse lapse parimates huvides, milline lahendus, kuid nagu eelnevalt ka öeldud oma ettekandes, et kui tõesti mõlemad vanemad on võrdselt panustanud, sest üldjuhul me saame võtta aluseks selle, et mõlemad vanemad on lapsele lisaressurss,
kui vanemal on midagi lapsele anda, miks peaks piirama siis lapse õigust teise vanemaga koos viibida, et siin on ainult teatud erandjuhtudel, kui seda saaks teha. Aga parimates huvides, kui mõlemad vanemad suudavad kohtus või siis ka kohtuväliselt tõesti lapse parimates huvides mõelda, et siis ütleme, et need vanemad tihtipeale ju kohtusse ei jõuagi, et meie näeme eelkõige oma töös selliseid vanemaid, kellel on võib-olla erinev nägemus, erinev arusaam sellest, et mis on lapse parimad huvid. Kuid eelkõige peaksid ikkagi lapse oma vanemad teadma, mis on nende lapse parim huvi. Ja viimane küsimus, et kui lapsevanemad üldse koostööd ei suuda teha, et kas on üldse head lahendust sel juhul? No eelkõige tuleb siis lapsevanemaid koostööle proovida suunata. Et meil on täna väga palju erinevaid programme, et need on ka siin ettekannetes varasemalt täna kõlanud, et on programme, et vanemaid suunata nõustamisele, aidata erinevad pereteraapiad. Et see on nagu esmaülesanne ikkagi, et proovida suunata neid koostööle ja selgitada, et lapse parimates huvides on see, et vanemad koostööd teevad. Et ma tõesti ei kujuta ette sellist võrdse vanemluse ka jagatud lapse elukorraldust, kus vanemad üldse koostööd ei tee, kui last antakse üle sellise vihase pilguga, sõnagi lausumata, eks ole, ja siis tuuakse tagasi samamoodi ja visatakse mustapesukott ka veel järgi, et ma arvan, et selliste lahenduste puhul jäävad need lapse parimad huvid seal võib-olla tahaplaanile. Suur aitäh! Aitäh! Siin on väike meene meie poolt. Aitäh! Suur tänu!